Kui võimalikult positiivselt suhtuda sellesse, mis kõik siin Arvamusfestivalil toimub, kas EKRE saavutab siin midagi oma eesmärkidest või suudab levitada oma mõtet, kuidas tundub? Me oleme mitu inimest värvanud, selles mõttes ei ole asi luhta läinud, aga see on üks neid kohti, kus ilmselt eriti pool aastat enne valimisi üks erakond lihtsalt peab väljas olema, sest kõik teised ka on. Ma olen pisut rohkem skeptiline selles osas, kui palju siin nii-öelda uusi või värskeid või häid mõtteid on. Ma arvan, ikka kõik räägivad oma juttu ja ma olen rohkem kui pisut skeptiline selles osas, kui altpoolt tulev algatus see kõik on. Et mulle ikkagi jätab see pigem mulje sellest, kui nii-öelda ülevalt poolt organiseeritud altpoolt tulevast algatusest. Ja kui öeldakse ka, et see Arvamusfestival võib kas tahtmispidi või vastu tahtmist kanda eesmärki kanaliseerida olematuks vabakodaniku mõtted ja vabakodaniku soovid, nii nagu on juba ka näiteks Andrus Kivirähk vihjanud oma artiklis seda. On see tõenäoline? No esimene asi, mis mina ütleks nagu kriitikana on see, et jah, me nüüd siin siis räägime erinevaid asju, ehkki meie kogemus oli see, et see algatustoimkond ikkagi tungivalt soovitas mõningaid teemasid rohkem rääkida ja teisi teemasid mitte nii väga rääkida. Mis olid need teemad, mida algatustoimkond soovitas mitte rääkida inimestele? Meile öeldi, et me ei tohiks nii palju kõnesid pidada, vaid peaks rohkem arutelusid oma telgis pidama. Ma nagu tegelikult ei tea, mis neil nii suur vahe on. Teine, mis meile muidugi meelehärmi tegi, oli see, et meile ei leitudki esimesel päeval üldse telgiruumi ja ei leitudki. Ja kolmas asi, mis meile ka meelehärmi teeb, on see, et on siis nii-öelda Riigikogu erakondade debatid, mida korraldab see arvamustoimkond ja kuhu meid mingil põhjusel ikkagi, kuigi me tegime ettepaneku, et me võiksime ju ka. Seda enam, et Keskerakond ei osale, nii-öelda koht laua ääres on ju vaba. Lubatakse arutelule ainult need 4 erakonda, kelle hegemoonia vastu see vabakond peaks nagu võitlema. Ja see on korraldajate poolt paika pandud niimoodi, nii et kui nagu võtta kokku kriitika, siis ma ütleks, et teatud kahepalgelisuse kõrvad paistavad siit ja sealt välja. Aga jah, kui nüüd nagu mõelda, et mis on selle asja tegelik efekt, avaldatakse arvamusi, käiakse välja ideid, niivõrd kuivõrd mõni on ka äkki värske, siis see ei lähe ju vähimalgi määral korda sellele seltskonnale, kes praegu Eestis võimul jõustab. See on paraku, ja ma ei ütle seda väga kriitiliselt, jututubasid on ka vaja, inimesed peavad nii-öelda mõtteprotsesse harrastama ja mõttemänge mängima, aga siis ei tohiks ta olla nii pretensioonikas, et me nüüd siin midagi maailma parandame. Et me kõik saame ju aru, et need jutud siin jäävad täpselt sama jää peale kui jääkeldris. Tulles tagasi aga asja sellise võimaliku positiivse aspekti juurde, kas nendes aruteludes, mis on jõudnud täna EKRE telgis olla, on midagi sellist, mis sulle endale näiteks on tekitanud sellise aha-efekti, et päris huvitav ja et ma kohtasin seda inimest siin? No mulle meeldib see, et meie telgis on palju rahvast. See oli ka eelmine aasta nii. Ja teiseks mulle meeldib see, et seal on lisaks meie enda liikmetele, keda me siia muide ei ole nii-öelda kohale karjatanud, vaid kes on siiski tulnud siia sellepärast, et me andsime info välja, et me oleme väljas ja oleme olemas ja kes saab tulgu kohale ja neid on päris palju, aga lisaks sellele on päris palju inimesi, kes mööda lähevad, kuulatama jäävad ja pikemalt maha istuvad ja siis oma ideid välja pakuvad. Kas kõik ideed on nüüd päris praktilised, see on ise küsimus, aga minu meelest peabki olema sellise suhtumisega, et kuulame ära kõigepealt, mis inimesed ütlevad ja vaatame, kuidas me see, ja kui ta ei ole kohe päris praktiline, siis äkki seal mingi iva ikkagi on. Et see arutelu, et mulle see meeldib kõige rohkem, et me tõepoolest meie telgi ees vähemalt siis ei pea üksteisele selliseid nomenklatuurseid kõnesid, vaid et seal siiski toimub mingis mõttes siiski kahekõne kuulajatega ka. See on meeldiv. Kui rääkida sellest, kas EKRE saab ükskord esindatud, mitte ükskord, et poole aasta pärast esindatud Eesti Vabariigi parlamendis, siis ma pean kahjuks ütlema, et inimesed, kes ei ole selle mõttelaadiga väga lähedalt seotud, kipuvad ütlema kahte asja välja. Ühed ütlevad, et
nad on nii äärmuslikud ja vastuvõetamatud, et neid niikuinii keegi ei vali. Teised ütlevad, et võimuerakondade käes on nii suur võim, et nad niikuinii meedia suurtüki tulega määrivad nad nii ära, et keegi nende poolt ei julge hääletada. No mina seda niikuinii argumenti kunagi ei usu. Minu meelest niikuinii argumendi puhul võiks jääda koju, lina ümber panna ja surma jääda ootama. Et see ikkagi sõltub meist, mis me teeme ja kuidas tulemus on ja kui ma ütlen meist, siis ma mõtlen ikkagi Eesti valijaid. No need inimesed, kes meile siin äärmuslase silti kaela riputavad, on tavaliselt pahatahtlikud poliitilised konkurendid. Need ei ole nii-öelda sõltumatud või neutraalsed valijad, kes parasjagu kaaluvad oma variante. Need on mõne teise poliitilise jõu pooldajad, kes siis üritavad meile võimalikult valusa malakaga virutada ja nende arvates võiks see valus malakas olla siis äärmuslase sildi kaela riputamine. Ma arvan, et see ei tööta kuigi efektiivselt. Mis puudutab sellesse, et ressurss on võimul, ütleme siis praeguste võimuerakondade kasuks, kahtlemata vastab see tõele, aga me oleme ka enda jaoks ammu selgeks teinud, et nendega võrdsetel tingimustel, nende reeglite järgi mängides me ei saagi saavutada edu. Järelikult me ikkagi läheneme valimiskampaaniale pisut teistmoodi, teise efektiivsusega ja teiste, me ei lase endale peale suruda mängureegleid, vaid me ikkagi üritame mängida täiesti teiste reeglite järgi, sest muidu ei ole edu loota, aga kõige olulisem siin on ikkagi see, et kui Eesti inimesed tahavad muudatusi, siis see muudatus algab neist endast ja kui ta julgeb öelda, et ma tahan hääletada mingisugustki liikumist tekitada selles konnatiigis, siis kõige olulisem on see, et ta julgeb hääletada ka selle poolt, mitte ei lähe siis samamoodi nagu alati on hääletamas. Lõpetuseks, arvestades seda, et selleks, et saada mandaat, tuleb saada kellegilt hääled. Sa oled valmis ütlema välja 3 niisugust seisukohta, mille puhul on see tunne, et nii-öelda valimiste korraldustoimkonnaga läbi arutades tundub, et need on sellised seisukohad, mis võiksid meile tuua rohkem inimeste poolehoidu võib-olla kui mõned radikaalsemad ja harjumatumad asjad. No kõige radikaalsem poliitiline platvorm minu meelest Eestis tänapäeval on ikkagi sotsiaaldemokraatidel, kes ikkagi radikaalselt defineerivad ümber perekonna mõistet, radikaalselt üritavad minu meelest Eesti majandust lõplikult tuksi keerata, ikkagi nende radikaalsus on minu meelest ikkagi kõige häirivam. Mida ma arvan, kui me räägime sellest umbes 35-40 000 häälest, mida meil on vaja saada üle terve Eesti, et üks osa kindlasti on inimesed, kes on senistes poliitilistes jõududes lõplikult pettunud ja kes muidu jääksid kõrvale, aga on valmis tulema hääletama meie poolt lihtsalt selle jaoks, et anda Eestis poliitikas uut hingamist. Teine seltskond kahtlemata on ütleme siis IRL-i rahvuslikum tiib, kes ei ole nõus selle piirilepinguga, mis on sõlmitud, kes ei ole nõus nende elamislubade müümistega, mis on tehtud kogu selle korruptsiooniga, mis neid saadab. Ja üks seltskond on see hulk ettevõtjaid, kes ei ole Rootsi pankurid ja kes on siiamaani toetanud Reformierakonda, aga kes võiks olla lõpuks ometi aru saanud, et Reformierakond ammu enam ei ole ettevõtjasõbralik erakond. Ja 4. seltskond on ikkagi Eesti maarahvas. Meie kõige tugevam toetus on jätkuvalt Kagu-Eestis, Kesk-Eestis, nendes piirkondades, kus kunagi oli tugev maaelu ja maatootmine. Keegi ei kaitse neid inimesi tegelikult tänapäeval Eestis enam ja meie erakonna ajalugu ja see liikmeskond, kes meil on ja see mõtteviis, mis meil on, peab väga oluliseks Eesti maaelu uuesti elule äratamist. Nii et nendest kõigest kokku ma usun, et on täiesti reaalne saada Riigikogusse sisse.